tere! Täna teeme karbi avamised ühtedele klassikalistele filmidele ja filmideks on Groundhog Day ja täielik klassika muidugi Back to the Future ehk Tagasi tulevikku. Kaks super filmi, et nendega on seotud nii palju mälestusi, neid on nii palju vaadatud, aga ometi nüüd on need mõlemad 4K-s. Ja see on see super asi, miks ma nad uuesti tellisin. Nii et lõikame lahti. Võtame filmid, vaatame neid, nagu näete, hetkel kiles, aga võtame nad siis lahti ja vaatame, mis on pakis. Esimeseks siis võtame Groundhog Day. Seda mul varem ei olegi Blu-ray'na olnud. Et üks tore film, mulle väga on see film meeldinud. Omas ajas oli ta muidugi super, väga huvitav. Nii et jah, olen seda mitmeid kordi näinud, aga nüüd ostsin ka endale. Siin ta on, teeme lahti. Nii, natuke teistsugune pakend. Meil on siin siis Groundhog Day 4K variant ja siis on meil siin ka tavaline Blu-ray. Väga tore, super. HDR, HDR-is. Ma usun, et selle kvaliteet on väga hea. Et tihti, mitte tihti, 4K-s seda ei ole tihti, küll aga Blu-raydes. Blu-raydega on siin vanematel olnud tihti see probleem, et nende kvaliteet on kehva, ühesõnaga pole põrmugi parem kui näiteks DVD või hullemal juhul VHS, aga nüüdseks on see viga küll parandatud, et 4K-s keegi ikka täitsa saasta välja ei lase. Jah, võib olla madalama kvaliteediga, aga üldjuhul on see ikkagi väga hea ja siin need klassikalised filmid kõik on väga hästi 4K-sse ümber võetud. Aga nüüd see, mis on kõige tähtsam pakk. Back to the Future 4K Ultra HD ja topeltpakk, nii 4K kui Blu-ray peaks siin sees olema. Nii, näed, rikkusin oma pakendi ära kohe noaga, läksin liiga kallale. Vähemalt on teada, et on minu pakend. Oleks peanud servast torkama. Lepime selle kriipsuga siin papi peal. Mul on olemas tegelikult selle Blu-ray filmid, nüüd 3 tükki. Siin on lisaks veel boonus. Boonust mul varem ei ole olnud. Aga on olnud tavaliselt 3 filmi mul olemas riiulis. Nii, selline näeb välja siis kolmikpakk. Teeme lahti. Boonusdisk. Vägev, väga uhke. Võimas, selle kohta võib öelda võimas. Väga äge värk. Siin on tõesti vaatamist. Nii, vaatame, mis siin siis on. Siin on nüüd nii, et tavalised Blu-rayd on kõige peal. Ja 4K versioonid on siin allpool siis. Seda boonusdisk on ainult siis Blu-rayna, aga filmid on siis ka loomulikult 4K-s, mille pärast ma selle plaadiga ostsin. Nagu näete siin. On kõik plaadid ka 4K-s. Väga tore. See on asi, mida ma hakkan esimesel võimalusel, kui aega saan, kohe vaatama. Kõik 3 Back to the Future ehk Tagasi tuleviku osa ja
loomulikult ka boonus. Võimas, mul on väga hea meel. Valepidi panin. Pean oma kriipsuga paki nüüd panema väljapoole. Nii. See oli siis karpide avamine 2 toredast filmist. Väga tore, et on 4K-s ja paljud ütlevad, et ma olen neid näinud 1,000,000 korda. No mis siis? See ongi selle klassika headus, et seda võib vaadata 2,000,000 korda veel otsa ja ikka on äge, ikka on tore ja nüüd ultra HD-s vaadates on see elamus veelgi parem, et minu kindel lemmik ja loomulikult ka Groundhog Day siis läheb vaatamisse. Teile soovin samuti kõike head ja nii vanade kui uute filmide jätkuvat vaatamist. Kohtumiseni!